asus kanaema mune hauduma. Peagi praksatasid munakoored ja munadest tulid välja tibud, võrukaelad. Mul pole iial olnud nii ulakat perekonda, kurtis kanaema. Alles nad sündisid ja juba tahavad kanalast välja saada. Ühel pärastlõunal, kui kanaema väsinult tukastama jäi, läksid 8 sõnakuulmatut tibu aedükuvõrku tekkinud august välja. Vabadus! On nii tore! Ütles esimene tibu. Piuks, piuks! Hüüdis teine. Plärts! Tegi kolmas ja hüppas lompi. Ja kes see veel on? Küsis neljas kartlikult, vana hernehirmutist vaadates. Kõigil tibudel oli nüüd palju tegemist. Kes ajas liblikaid taga, kes nokkis teri, kes uuris ümbrust. Ainult kõige väiksem, viimasena sündinu, kes oli vastu tahtmist teistega kanalast välja hiilinud, oli viljakoti äärde magama jäänud. Aga taevas oli pilve tõmbunud ja tuulehelid andsid märku lähenevast äikesest. Järsku kostis taevast kärgatus. Põmm! Mis see oli? Küsis kõige väiksem tibu unest üles ehmatades ja värisedes. Teised, kes olid äkki vaikseks muutunud, ei osanud sellele vastata. Juba langeski piisk, siis teine ja õige pea sadas paduvihma. Oi, kui palju vett, hädaldas üks tibu, varjudes koos õdede-vendadega suure lehe alla. Me peame siit põgenema, otsustasid nad. Katsume sinna majakesse jõuda. See majake oli talu valvekoer Tuksi kuut. Koer pidi end koomale võtma, ent paharitikamp kuuti ära mahuks. Kuudis koera sooja karva vastas tuli tibudele uni peale. Siin oli peaaegu sama soe kui kanaema juures. Ainult lõhnas teisiti. Ainus, kes magada ei saanud, oli Tuks. Ta võttis oma uut lapsehoidja ametit väga tõsiselt. Õnneks lõppes äike üsna pea. Vihmasadu vähenes. Kui see lõpuks lakkas, ilmus pilvede vahelt kuu ja valgustas tervet taluõue. Nüüd nägi Tuks eemal õnnetut kanaema, kes käis mööda kanaaeda ja otsis tibusid. Pisikesed, on aeg koju minna, ütles Tuks tasakesi, et väikeseid külalisi mitte ehmatada. Ta võttis nad ettevaatlikult ükshaaval hambusse ja tassis suurde korvi. Siis tiris ta korvi kanalasse. Emme! Hüüdis kõige särtsakam tibu üles ärgates. Siin me oleme! Oli see alles seiklus. Me nägime hernehirmutist sähvivad tulesid, mis tegid kõmm ja siis lasi taevas meile vett kaela. Nüüd võib rahulikult magama minna. Usu, meil tuleb hea uni. Nüüdsest on seiklemisel lõpp. Küll näete, et päevhaaval koos minuga maailma avastamine võib sama lõbus olla. Tänage nüüd Tuksi, kes teab, kuidas see ärajooksmine oleks lõppenud, kui teda poleks olnud. Aitäh, Tuks, ja hea tööd! Piuksusid 8 tibu kooris ema tiiva alt.